Tervist, on Iljar Kohvinemalt ja täna on pühapäev, 2. jaanuar aastal 2022 ning ma tulin vaatama siia, et kuidas siis ka Tori vallavalitsus on hoolitsenud selle eest, et elanike talude teed lahti lükatakse. Aga kahjuks pean ütlema seda, et see kuhugi ei ole hoolitsetud, et on korralikult lahti lükatud, et kui siin näiteks siin Riisa metsa juures asub siin näiteks Sohtra talu, et siiagi on alati olnud kenasti lükatud tee õueni lahti, eks ole, aga mis nüüd on? Vaadake, nüüd on niimoodi, et käia ainult siin lume sees sumpa, et ma ei tea, kes see nüüd siis neid talu juurde viivaid teesid lahti peab lükkama, aga seda mitte sugugi ei tehta, et kas keegi uued lükkajad, kes ei suvatse või ei viitsi siis nagu lükata neid lahti või millest see sõltub, ühesõnaga, et siin on ikka, et siit läheb kuni sinna tee juurde välja, et kui näiteks inimesed sooviksid, ütleme, tulla siia talu juurde autoga sisse ja suugisa sisse sõita, et sellise lumest läbi nagu sõita ei saa. Et kas siis on tõesti raske siis, ütleme, sellel sahamehe siis lükata nagu siis teesid normaalselt kuni, ütleme, talu juurde välja siis lahti või millest see sõltub, mina ei oska kommenteerida seda, aga see töö on nii-öelda hindega vähemalt 2, rohkem küll panna see ei saa, et isegi 1 võib-olla, nii et Tori vallavalitsusele ja vallavanem Lauri Luurile läks see nagu mõtlemisainet ühesõnaga, et kui on ikkagi talv ja lumi maas, et siis on ikka vaja teha niimoodi, et ka talunike juurde oleksid teed korralikult sisse lükatud, et talude juurde saab autoga sõita. Nii ütlen mina, Iljar Kohvina.